Mis saab, kui maja ehitatakse koos, aga omanikuks jääb üks? Mis saab juhul, kui paar lahku läheb? Toon teile täiesti niisuguse reaalse elulise kaasuse, mille puhul räägin selle sisu ära ja räägin tagajärje. Nimetame paari Kadiks ja Tarmoks, kes olid üle 15 aasta koos abielus. Algusaastatel ostsid nad ühiselt väikse suvila, mida Tarmo hakkas ümber ehitama. Mõni aasta hiljem ostis Kadi enda nimel Tallinna lähedal krundi, kus juba seisis vana maja. Kadi ja Tarmo sõlmisid notariaalse leppe selliselt, et see kinnistu, mis sai ostetud, jäi ainult Kadi ainuomandiks. Kuid praktikas, nagu ikka pereelus, toimus kõik koos. Nad müüsid oma varasema ühisvara, mille üle vaidlust ei olnud, panid rahad kokku, esitasid siis sellele Kadi krundile uue kodu, kus nad elasid kuni lahutuseni. Lahutuse järel soovis Tarmo, et Kadi hüvitaks talle poole sellest summast, mis nad olid koos maja ehituseks kulutanud. Kadi keeldus, öeldes, et maja on tema lahusvara ja ta on ehituse rahastanud enda säästude ja vanemate rahadega. Mis on sellise vaidluse tulemus? Tarmo andis antud konkreetse näite puhul Kadi kohtusse ja ütles, et kuigi kinnistu on Kadi nimel, on maja ehitatud ühisrahadega ja ta palus siis poole kulude hüvitamist. Esimene astme kohus leidis, et Tarmo nõue ei ole põhjendatud ja leidis, et poolte vahel oli notariaalne kokkulepe, et tegemist on Kadi lahusvaraga. Ja samuti leidis kohus, et Tarmo ei suutnud ära tõendada, et kulutusi siis selleks Kadi lahusvaraks olevale kinnistule tehti ühisvarast. See ongi praktikas üks suurimaid probleeme, kui kellegi lahusvarast tehakse kulutusi, et kuidas seda hilisemalt tõendada. Ringkonnakohus, kuhu siis Tarmo edasi pöördus, nõustus osaliselt Tarmoga, öeldes, et kuigi kinnistu oli lahusvara ja omandiõigust kindlasti Tarmol tekkida sellele kinnistule ei saanud, olid siiski kulutused tehtud ühisvarast ja ühisest rahast siis abielu jooksul. Kohus saatis selle asja tagasi, öeldes, et maakohus ei olnud piisavalt tõendeid uurinud ja ei olnud analüüsitud seda, et kas tegemist oli siis ühisvarast panustamisega. Ehk siis vaidluse tuum ei olnud mitte selles, et kes on kinnistu omanik. See on selge, see on Kadi, kelle lahusvaraks notariaalse kokkuleppe järgi oli. Küsimus oli aga selles, et kas kinnistul ehitatud maja rahast peaks osa Kadi kinni maksma või mitte. Mida ütleb seadus sellises olukorras? Et Eesti perekonnaseadus näeb ette, et kui abielu ajal tehakse ühe abikaasa lahusvarale ühise raha eest kulutusi, siis võib esitada tõesti hüvitamise nõude. Samas kulutused peavad olema kasulikud, ehk siis need peavad suurendama selle kinnisvara väärtust, mida nad antud näite puhul kindlasti suurendasid ja kindlasti peavad need kulutused olema tehtud siis varaühisuse kestel. Samuti tuleb tõendada, keda, millal ja kui palju rahast panustas. Mida on sellest loost õppida? Et notariaalsed kokkulepped on siduvad. Kui oli kokkulepe, et abielu ajal ostetud vara on ühe abikaasa lahusvara, siis seda see on. Iga panust, mida tehakse abikaasade lahusvara hulka ühisvara arvelt, tuleb tõendada. Tõendid peavad alles olema. Ja mis on kindlasti oluline, et õigus ei ole kiire. Et kõik me peame aru saama, et kohtumenetlused on pikad, ehk siis teisisõnu, sellistes olukordades, kui tehakse lahusvara suhtes kulutusi ühisvara arvelt, tuleks need asjad poolte vahel juba abielu ajal korrektselt kokku leppida ja läbi rääkida.